Tervituse kõigile raadiokuulajatele. Eetris on kilvatund, nagu ikka, üks kord kuus, kui Järva kilovõistlus on peetud, siis tuleb Arlet Palmiste siia stuudiosse ja ütleb, et räägime inimestele ka, mis seal toimus. Meil oli suur saalitäis inimesi, tahtnud hästi ära mahtuda, kes kõik seda nägid, aga ja kuulsid ja küsimust vastasid. Osa võtsid, see on tähtis, et jah, tere tulemast või tere kuulamast kõigile minu poolt ka. Tõepoolest, Järva kilp siis taaskord toimus ja tead, see on päris huvitav, Mati, kas sa oled nagu mõelnud, et me oleme siin juba nagu 10 aastat niimoodi istunud korra kuus ja rääkinud mälumängu küsimusi, et kas see nagu ei tundu nagu jõhkralt pikk aeg? Aga miks sa ole see, kas me peaksime püstiseistes tegema mõne saate või? Ei, no aga mõtle, kui palju seda kaua me oleme ikkagi rääkinud, et mälumäng ja mälumäng küsimused ja viinud ka neid põnevamaid küsimusi inimestel ja inimesed on ka võib-olla midagi külge võtnud ja võib-olla mõned on kuulanud siin 10 aastat meie seda sükseid targutusi nende küsimuste kallal ja meie panus on suur. Meie panus on suur, jaa, absoluutselt, no seda mõtlengi. Aga et see on ikkagi üks ütlemata nagu ennast hariv ja täiendav protsess, nii selle mängu mängimine, kui ka see hiljem nende küsimuste üle arutlemine. Meil on ütlemata hea meel, et sarjaga liitus uus võistkond nimega Messing. Ajasin nendega juttu ja nad lubasid ka täiesti tõsiselt osa võtma hakata ja hooaja lõpuni võist siis kõik mängud kohal olla. Aga no täna oleme selles mõttes huvitavas olukorras, et kuna küsimused valmistas ette Mati, kes siis mul siin vastas istub. Mitte mina, ainult esimese ploki valmistas ette Meelis Kangra, kes ise kõndis lauast ära ja kohe sai võistkond 0 punkti. Kohe võistkond sai 0 punkti, nii et no ütleme, et näed, et Meelis ei saanud päris 0, aga sai jah 0. Esimest ringist ongi 0. Vabandust, mul on siin tabel ees praegult ja vaatasin jah. Aga no nii on, et ühesõnaga, aga ma pean Mati muidugi sulle kiituseks ütlema, et tegelikult oli väga mõnusad küsimused, mõned olid sellised keerulisemad, mõned olid natukene raskemad ja sport ja geograafia, mis on tavaliselt meie võistkonna komistuskiviks, olid minimaalselt esindatud, selle üle ütleme, et hea meel, mis tõttu ka siis huviklubi võistkond sai seda puhku teise koha suisa. Geograafia oli esindatud, oli Valga keskväljaku vaade ja küsimus, mis linn see on? No see oli nii lihtne küsimus, selles mõttes, et ma olen Valgas väga palju käinud. Aga keegi eksis ka? Ja see on nii äratuntav on see Valga pikk allee, mille otsas on kirik ja teises otsas on ring, kust saab siis ühele ja teisele poole. No tegemist oli öise aerofotoga küll. No see öise nad ongi võib-olla natukene lihtsam äratunde veel, aga no see oli väga lihtne küsimus, aga spordiküsimus oli ka ja muideks see spordiküsimus pani mind hiljem nagu väga palju mõtisklema erinevate asjade peale. Ehk siis oli küsimus, et kelle nimel on praegu Eesti kaugushüpperekord. No tegelikult imelihtne küsimus. See on selle mehe nimel, kes muuseas kogu aeg udjab Eesti noorte sportlaste kallal, et need on sellised, et asja neist ei ole ja pehmode põlvkond on peal ja tal on kuradi õigus seda teha, sellepärast, et see ei ole sugugi Priit Pullerits, kes räägib pehmodest kõige suurema häälega minu mõist. Aga ei, no ütleme välja, siis Erki Noolel on õigust rääkida. Aga me ei nagu mõtlema 10 võistle nimel on Eesti kaugushüpperekord. Ja, nii ta on. Ja tegelikult ju imelihtne küsimus, ma arvan, see ei olnud ka kellegi jaoks probleem, ma usun, see vastati siin 100%. Ma ei mäleta, kas 100%, aga üldiselt hästi. Aga sest, et see Erki Nool oli üldse ju oma sportlaskarjääri ajal ikkagi mingitel aladel täielik ikka nagu üleprahimees, sest tema nimel olid ka, seal 10 võistlejatel on ju omad maailmarekordid, ehk siis 10 võistluse sees tehtud kõige kõvemad tulemused ja see 8-10, ma tean vähemalt pikalt, oli ka 10 võistlejate maailmarekord. Minu meelest on see nüüd muidugi üle hüpatud, aga ja samuti oli tema nimel pikalt ka 10 võistlejate teivashüpperekord. Ja see oli tema tugev ala. Jah, et need 2 tugevat ala, mis ka mõlemad siis olid ka rekordi väärilised, nüüd on ka see minu meelest üle tehtud, kuigi teevashüppest Eesti rekordit ei saanud, sest Valeri Bukrejev, kes ka olümpial käis, suutis veitsa kõrgemale hüpata, kuigi mitte palju, eks ole, olles küll siis erialalt tõesti teevashüppaja. Ja samus pani mind mõtlema, et näiteks 8-10 on Eesti meesterekord, ma tean, et ma täitsa peast räägin. Kaugushüppest oleme tagasi, mitte teevashüppes. Ja kaugushüppes, et 8-10 on siis kaugushüpperekord, aga et naiste maailmarekord on vist 7.54 või?
midagi siukest. Ja mis on nagu huvitav jälle, mis nagu tulevad meelde, kui ma noore poisina telekat vaatasin, sõitsin kui autoga, mõtisklesin, et 7.45 hüppes Heike Drexler Kadrioru staadionil, kujutad ette, et Kadrioru staadioni rekord on jätkuvalt nagu üks maailma kõige kõvema rekordiga staadionid üldse kogu maailmas. Ma arvan, ta ongi kohe teisel kohal siis selle, ma ei tea, kus iganes see maailma rekord hüpati, et see kõik sellises mõttes tekitas selliseid huvitavaid mõtteid, et see kaugushüppe on üks põnev ala. Eesti rekord muidugi Ksenia Balta nimel on 6.97 või? Sellele spordi küsimusi vähe oli, on ka põhjus. Ära küsi minu käest. aga mul oli veel üks spordi küsimus seal ja minu arvates see oli üks aga sellele tuli ka peaaegu 100% vastus, et inimesed teadsid väga hästi sporti. Jutt oli sellest, kuidas Vahur-Ülla reitis Vasarat aastal 1980 50 meetrit, 10 sentimeetrit, sai Eesti noorte esivõistlustel pronksi ja ühtlasi aru saama spordijuhtide poolt, et ega olümpiameest sellest mehest ei tulnudki ja siis küsisime perekonna nime. Ja et kes siis see Vahur Üllar on, kes siis 80 aastatel sai noortevõistlustel pronksi. No ei olnud väga keeruline, aga Vahur Üllar teada noor tugev sportlane, ka hiljem no ju iseenesest tegid neid ajakirjanike 10 võistlust ja tema ju minu meelest paaril aastal täiesti võitis selle ajakirjanike 10 võistluse, kuni need spordiajakirjanikud seal hakkasid seal võitma, nüüd ma ei mäleta. No ta sattus õigesse aega, vist Raul Rebane enam ei olnud nagu nii-öelda aktiivselt, sest Raul Rebane oli sportlasena päris tugev ja me oleme temaga sellest rääkinud siin ka mikrofoni ees ja ta lihtsalt pani oma sportlase tee maha, sellepärast et ta ei näinud mingit mõtet teha midagi alla sihi olümpiavõidule, aga ta tundis, et seda tas ei ole, ta on liiga pikk. Jah, no aga Kersna sattus õigel ajal, Kersna on see vend, kes ajakirjaniku hulgas oli ilmselt esisportlane mingil ajal ja tema nimi Vahur Üllar on, see oli see konks väike, jah, et kes seda teab, see konks ilusasti näriti läbi. Jah, aga no küsimusi, tegelikult häid küsimusi, ükseid mõnusaid oli väga mitu tükki ja me hääletasime ka parimat küsimust mängijate vahel ja parima küsimuse oli siis, et USA presidenti on ikka postmarkidel pandud ning enamasti toob see vaid au ja kuulsust. Abhaasia vabariigi margiblokk Bill Clintoniga tõmbas aga Gruusiale kaela korraliku skandaali, mis neil oma sõnakuulmatu vabariigi eest vaevaga klattida tuli. Nimelt oli Clinton margiblokil koos ühe Leedu ja Vene juutide järeltulijaga. Kellega? No ma arvan, seda kõik jälle teadsid. Ei teadnud, sellele tuli mõni õigus, ma olin väga üllatunud, et seda ei teatud, aga siin oli üks väike nüanss, millal mäng toimus, et parasjagu oli meil siin olnud selline skandaalikene, mille suhtes ma ei taha nagu liiga selget seisukohta võtta, aga mul üks seisukoht on, mis ilmselt hakkab nagu varem hiljem ka välja kostma, et jätame need mustad ja punased kõik omavahel nagu rahule, kes kus pool on või sinised. Küsimus on lihtsalt selles, et mingil hetkel väga palju pingutati selle nimel, et Eestil hästi palju halba teha, et saaks selle omavahelise võimuvõitluse Mart Helme ühe lause, mis siingi raadioeetris läbi kõlas, punnitada hästi oma Ameerika peremeestele ette, et ta kõik näeksid, kui pahad need on ja selline punnitamine ja siis läks meil lahti see suur häda, et nüüd on kohutav, et Ameerika vaatabki kullipilguga Eestit ja maailm on hukka läinud ja nüüd mõtled sellele, kui tähtsusetu see pisiriigi punnitamine on ja kui hädas oli siis Gruusia, kes see on seal rääkimata küsimuses, ma võin selle loo juurde rääkida, mida Gruusia siis tegi. Tegelikult see Abhaasia plokk ilmselt ei huvitanud ei ameeriklasi ega Bill Clintonit. Filatelia seisukohas võin rääkida, neid asju nimetatakse fantaasia väljaanneteks. Vaatasin muideks seda, ma lihtsalt kirjeldan ka seda pilti, et see pildil Margil on siis kujutatud joonisena, joonistatuna, nad ei ole seal fotodena, toredalt sükes žarsilik Bill Clinton, ma ei teaks, ütlen siis ära ka, kes seal pildil on, Leedu, Vene, juudi järeltuli on loomulikult siis Monika Levinski, no kes siis muu saaks nagu tekitada skandaali seal Clintoni kõrval. Tegelikult ja temagi on siis sükese paksude korralike huultega ja sükene täielik šars on pandud ikkagi. Mõlemast on šarsid, Clinton aluspükstes ja selline, aga mida ma vahel on see küsimus taga on väike filosoofia ja see filosoofia on ikkagi see, et kuidas nüüd Gruusia hakkas käituma. Tohutu jama
ameeriklased on ju need, kelle toetusel loodavad kõik sellised väikesed riigid, Gruusia ka loomulikult ja Abhaasia, kui annab margid välja, muuseas Eestil on kandnud välja mingi Kihnu marke minu arust midagi taolist, need nimetatakse fantaasia väljaanneteks, neid annavad enamasti välja tegelikult inimesed, nii nagu sina ja mina oleme piisavalt alatud, mõtleme välja, et anname Paide mark, muuseas Paide 701 selline fantaasia väljaanne on olemas ja ringleb maailmas, et anname välja mingi Paide margi ja siis räägime suur haruldus ja nii edasi, postiga mingit pistmist pole, postiteenistus pole, kuskil ta makse pole olnud. Selliseid marke on välja antud erinevate Araabia Emiraatide nimele maailmas, seda jama täis enamasti kuskil Poolast trükitud ja eks selle Abhaasiaga on sama lugu tegelikult. Ja see on täiesti mõttetu asi. Ka filatelistid ei tea selle olemasolust enamasti. Ja nüüd, kas see Ameerikat huvitab, aga Gruusia tormas siis põlvedel pakkuma, minu arust see eriti nõme, Clintonite perekonnale võimalust tasuta puhata Gruusias mererannal. See tase on täpselt niisugune, nagu sa ütleksid, võtame siin, kes on meil väga siin... ilus pakkumine minu meelest. Oota. Taseme järgi, see on minu hinnang sellele asjale, et kui sa võtad siin kellegi meie võimuinimese, ütled võib-olla meie presidendi kohta mõne inetu sõna, keegi ütleb näiteks siin raadios, meil on siis suur häbi, eks ole, nüüd on öeldud, ja siis lähme pakume talle näiteks ainult natuke lutsustatud see karamellkommi sellest, eks ole, midagi taolist. Et see on nagu väga naljakas, aga naljakas on muidugi ja kurb on seal see väike riigi hirmunud rabelemine. Mulle tuleb meelde Tšehhovi novell sellest ametnikust, kes aevastades piserdas lagi pähe oma ülemusele ja lõpuks tüütas selle oma vabandustega niimoodi ära, et asi läkski tema jaoks väga kurvaks lõppude lõpuks ja lõppes see lausega hea ametnik suri, ta suri hirmu kätte ära. Nii et, aga ma ei tea, nüüd me oleme teinud tänases saates nagu sellise tõsise möödalaskmises, et lasta Matil seletada iga küsimuse tausta, siis me ei jõua küll kolmandast küsimusest. Ma luban, ma rohkem küsimuse tausta ei seleta. Aitäh sulle. Vaatame siis parem neid küsimusi, mis olid väga huvitavad, aga neid huvitavaid küsimusi, mida inimesed ei kuule, kui sa igat asja pool tundi seletad. Väga huvitav veel küsimus. Eestis on täpselt ühe korra aastal 2007 Eesti Ekspressi lisana ilmunud ajakiri meestele, kelle eest otsustavad teised. See 4-täheline sõna kuulus Hendrik Normani kehastatava Maie sõnavarasse, kui oli vaja iseloomustada Valdurit või tema sõpra Väinot. Selle nimeline krimilugu on olemas ka Eduard Vildel. No minu meelest hea küsimus ja aga ma pean ütlema nüüd, et see küsimus ei ole minu välja mõeldud, vaid ma kasutasin teadmeteoseid ja ma panin nagu kaks asja, ma panin ühe asja kokku, ma leidsin selle küsimuse ja ma leidsin ise need kaks kommentaari, ühe kommentaari peas mäletad, jobu, eks ole, ja teine siis see, et Eduard Vildel tõepoolest on üks niisugune kriminaal. Aga mulle lihtsalt meeldib selle asja nagu taust, et aasta 2007, see on siis 13 aastat tagasi, polnud mingisugust, ma ei tea, diskrimineerimist või mis asja iganes. Ei, nimetati mehi, kelle eest otsustavad teise lihtsa sõnaga jobu. Kõik ajakiri ja ilmub selline ajakiri, lihtsalt jobu. Tänasel päeval ma kujutan ette, kus kõiki kardavad ja kõike kommenteeritakse ja kõik on pidevalt solvunud. Kui sa siukse ajakirja ilmutaksid nagu jobu ja kirjutad sinna juurde, see on meestele, kelle eest otsustavad teised. No siis ma arvan, seda skandaali ei jõua ära klattida, ei siin Gruusia oma tasuta randadega või ma arvan, et see rumalus läheb üle, kuigi tänane uudis on see, et Inglismaa jalgpalli juht see Kinga, kus tema pattude hulgas oli ka see, et ta olevat öelnud kuskil, et ta olevat ühelt treenerilt kuulnud, et naisjalgpallurid olevat öelnud, et neil on natuke valus, kui nad palliga pihta saavad. Ma ei tee nalja, minge vaadake tänaseid uudiseid. Tal oli veel kaks asja, ta oli kuskil lause seoses öelnud geide kohta, et need inimesed on teinud oma valiku, aga ta unustas ära, et meil on ametlik seisukoht, et nad ei tee valikut, et see valik on tehtud ja oli kasutanud tumedanahaliste suhtes sõna värviline, mis veel hiljaaegu oli aktsepteeritav sõna, aga juba on ta sõnale neeger järgi läinud ja vanahärra ei üldse märganud lihtsalt. Et ühesõnaga värviline ei tohi öelda neegi kohta või? Tuleb välja, et ei tohi, jah. Mees sai ametist lahti. Nüüd on nii. Issand jumal, ma olen ka selle koha maha maganud. Ja seda, et kui naised palliga pihta saavad, et nad haigete, see on nagu kodus palliga virutada naisele täie pauguga, siis ega ta haiget ei saa, jah? Jah, sest see on seksism, kui sa ütled, et naisel oli valus. Kuram küll. Ja kui naine ütleb, et tal on valus kellelegi ja see räägib kellelegi edasi, et nii öeldi ja see ütleb kuskil avalikult välja, siis seksist.
no Okei, tore, me oleme tore, see ühiskond tundub üha sümpaatsem. Ühesõnaga tegeleme nagu ajaloo ja mälumänguga ja ma pean tunnistama, seal on kuidagi kõik nii kena ja tore ja saad mingit tarkusi juurde. Ja praegu on ka tore. Selliseid küsimusi meil ei olnud, aga nüüd see jobu oli küll, eks ole. Minul oli Brežnevi ajal mõnes mõttes lõbus ja minu sõpradel ka, seepärast, et me naersime seda, et kui me nägime ju Soome televisiooni, me nägime muud maailma ja noortena me nagu ei vaevanud väga pead, hästi naljakas oli. Kuule, Brežnevi ajast oli üks küsimus, mille ma küsin siis ära siin. Kuule, Risto Iljas, suured täht temale ka meie mälumängu õhtut kaunistamas. Tema oli selle õhtu kõige suurem staar, minu arust kohutavalt tore on see, kuidas, ja muuses Risto ei olnud sinna ei palgatud ega kuidagi. Tuli rõõmuga. Ta tuli rõõmuga, ta ei olnud ühtegi nendest lugudest, mille noodid ma talle saatsin, kunagi kuulnud, kaasa arvatud olukorda, kus juhtus minu apsakast üks küsimus oli trükist välja, tuli kiiresti asendada. Ma viskasin talle ette kaasas olevast laulikust. Ja ta ei ole see lugu kunagi näinud. Ta pani käed klahvidele ja mängis kohe ära tundmiseks lugu ja ja seda isegi paljud arvasid ära, ma sain aru, jah. Kunagi oli ansambel Nivoo, muuses see oli Risto Iljasega seotud väga tore ansambel, nii et tegelikult ta on väga tore muusik. No igal juhul, ühesõnaga mängis tema siis ühte laulu, mis oli esindatud 50. 60. aastatel enam-vähem igas ideoloogiliselt eesrindugus laulu kogumikus aukohal Internatsionaali, Varsevjanka ja teiste sellistega. Eripärane aga see, et selle laulu pealkiri all oli alati kirjutatud üks lisalause, mida siis ei kohanud mitte kunagi ühegi teise laulu puhul, mis lause see lisalause siis selle pealkirja. No kui sa ei tea pealkirja, siis on ka lisalauset väga raske. Või tegelikult võib-olla lisalauset oleks just. Mängiti väga ilusat sina pead hästi viisi laulad ette äkki selle? Ei, minu jaoks oli viis tundmatu ja... Sind vaevatud orjuse ikkes, kuid surma ei kartnud su meel. Sa vapralt lahingusse läks koledaks. Ei olnud kole. Brežnevi aja inimene praegu takkas siin. Muuseas, laul, see ei ole Brežnevi aegne laul, see on palju vanem. See oli ilus, iseenesest viis oli väga ilus, kui sa nüüd sõnad siia juurde räägid, siis läks asi koledaks. Aga see viis meloodia oli väga kaunis. Ta on selline lihtne fraas, nii nagu sõduri laul põhimõtteliselt. Aga ma ütlen, nüüd vanemad kindlasti juba teadsid, mis see laulikus seal all on, et siis laulu, mis see laulu nimi üldse on? Sind vaevatud. Sind vaevatud, nii ongi või? Sind vaevatud. Ta on vene keeles, on tal veel põnev tekst, seda ma ei suuda praegu välja öelda. Ta on nagu sellises vanemas keeles, grammatiliselt ei ole see keel, mis praegu. Need tegemist on ikkagi sellise vana sõduri lauluga ja ilmselt siis koduse aegadest. Vaevalt, muuseas, ma ütlen kommentaariks, et ma ei ole kindel, kas Lenin sellest laulust üldse midagi teadis, sest meil oli enne saadetki juttu sellest, et Lenini kultuse ehitas mitu aastat pärast tema surma tegelikult üle Stalin, kogu see elulugu, kõik need jamad, mida me oleme lugenud Lenini kohta, kuidas seal pliiatsid ja usud olid teravad, see kirjutati kõik tegelikult hiljem ja ma arvan, et see ka laulu valis keegi teine. Ma ütlen see faktor, ma ei tea praegu, aga kahtlus on, et Lenin sellest laulust midagi tegelikult ei teadnud. Vastus oli selline, et see on Lenini lemmiklaul. Lenini armsam laul. Veel väga huvitav, et kuna see kordus igalt pool, siis pange tähele, mitte armsaim, vaid armsam oli siis selline nagu keskvõrdes. Ja nüüd tuli selline omapära välja, et tegelikult selle eest sai üks võistkond 1 punkti, sest ta oli midagi soganud Leniniga seoses, sinna teistel oli kõik täiesti mööda. Kõige rohkem pandi kõigi maade proletaarlased ühinega ja siin ongi see, mis mälumängu küsimuste tegijal võib vahel juhtuda. Minu lapsepõlves, kuna mind pani varakult nagu klaverit õppima, millest ei tulnud välja mitte midagi kahjuks, aga eks ma plännisin ikkagi neid meloodiaid nendest laulikutest ja need rahvalaulik, mäletas mustade kaantega olid nüüd plokki, eks ole sellised. Ja see, mis mul seal kaasa oli, laule noortele või noorte laulud, mingi selline asi ja kõik sellist revolutsioonist üra täis ja see oli igal pool see Lenini armsam laul. Oli igal pool. Aga järgmine küsimus, on tore jälle, sa ei pidanud nii pikalt kommenteerima neid, aga nüüd jälle läks käest ära, aga katsume siis sind niimoodi... Ega midagi ülearust kõsti öelda või? Aga samas plokis on jälle niisugune, ma ütleks veidi šassistlik pealkiri teemaplokil, venelased, lihtsalt niimoodi, venelased on juudid, venelased ja siis sa küsid küsimust ja vastus ei ole venelane sugugi muideks, aga see oli tore küsimus, kes oli see, kes Venemaa 1897. aasta rahvaloenduse ajal ei osanud oma ametinimetuseks märkida midagi targemat kui Venemaa peremees. Ja selgem. Vastati ära ilusasti. Keegi pani Rasputin muidugi. Meie võistkond.
pani. Mina isiklikult. Rasputin ei saanud sel ajal olla aktiivne loomulikult, tast ei teatud mitte keegi mitte midagi. No aastanumber 1897. Ja natuke varaliiga, jah. Aga tead, mulle tekkis nagu see, et no see ei saa nii lihtne olla, et Nikolai teine. No see ei saa nii lihtne. Äkki see oli mõni hull. Et äkki, no kes see muu saab peale? No tsaar, eks on. No tsaar on nii. Ja siis tekib see mõte, et no kurat, et tsaar, aga äkki tema käest ikka ei küsitudki ametit. Ja see peab mingi hull olema, kes ütles, ma olen peremees, mingi kuulus hull, no seal. Ja sa mõtlesin, no kes see kuulus hull seal siis võis olla? No, konks oligi sellest, seda ma nagu ette nägingi, et keegi selle konksusse läheb ja teie võistkond siis läks, sest tegelikult on kummaline mõelda see, vaata kuidas tsaari kujutatakse ette, et ta oli nii-öelda pooljumal, eks ole, aga et tsaar täpselt samamoodi täidab ankeedi ära. А ты кто такой? Aga Nikolai teine muidugi oli sünnipärast sakslane küll, aga teema venelased muidugi. No Venemaaga seotud. Ei, seda küll, kõik on tegelikult okei, ei ole üldse küsimust. Ja tore, no jah, las see A-Kristi küsimus jääb, seda oli ka muidugi tore teada, et tsaari kukutamist olid Vene Vabariigi esimesed sõjaväe sümboolikad A-Kristid. Ei, see oli sõjaväe sümboolikad, ma parandan. Seal oli see, et kodusõja ajal kanti käise peal ka A-Kristi, mille nurkad oli RSFSR pandud või RSFSR vist oli, jah, föderatiivne see Vene sotsialistlik vabariik, aga nende rahade peal 250 000 tuumarahal, mida väga laialt levib, see ei maksa väga palju, mõni euro võib-olla kuskil osta ees, no 1000 maksab võib-olla 5 eurot, eks ole, siis seal on jah, ilus selge puhas A-Krist. Ühel on ta kotkaga, kotkas A-Krist, aga teine puhas A-Krist. Võistkonna arutelus käis A-Krist läbi, aga A-Krist äkki. Jälle olite vist see õnnetute hulgas, seepärast, et valdavalt ostati ära see A-Krist. No võtta, oleks me need punktid juurde saanud, me oleks kohe juba olnud... Sest A-Krist on idamaine õnne sümbol ja noh... Ei, no selles mõttes on see vana tõde, et ega see väga ilusa sisuga sümbol on hiljem ära lörtsitud, aga tegelikult oma mütoloogilises ja religioosses tähenduses on see... Tal on erinevaid tähendusi selle märgil, aga kõik need tähendused on väga positiivsed. Kas õnne toovad, rahu ja tasakaalu pakkuvad või edasi viivad või mingid sellised teemad? No nii ta on, jah. Jälle üks küsimus, mis mulle väga meeldis. Luuletusel, mis tuntud esimese fraasi järgi Mats alati on tubli mees, noh teate küll, oli tegelikult hoopis teine pealkiri kui see 1906. aastal ilmus. Pealkiri on käskivas vormis ja tänapäeval kasutatakse seda kahesõnalist fraasi pigem siis, kui tahetakse mingile saavutusele või isikule emotsionaalselt tunnustust avaldada. No hea küsimus. Aga ära vastati ilusti. Ma arvasin, et see on raske küsimus, aga ilusasti vastati ära. See selline tuletuskäik, mida see pakkus see küsimus. Ja ma olen seda muidugi kuulnud. Seda küsimust on kuskil küsitud ka varem. Ja selle ma kuskilt kaevasin ka välja kuskilt olnud küsimuste hulgast, aga ma keerasin seal natukene teda ringi. Ja, no põhimõte ikka see, et see sama luuletus ja selle luuletuse pealkiri, mis oli midagi muud. Ja seda ma olen seda jah kuulnud. Ja selles mõttes, aga küsimus väga hea, mulle väga meeldis. Ja õige vastus on müts maha. Müts maha, luuletuse pealkiri. Mats alati on tubli mees, on tegelikult müts maha. Veel üks jälle huvitav küsimus, seda me ära ei arvanud, aga põnev ikkagi, selle põneva eesnime leidis Ellen Niit oma sõnul August Kailiti teose Ekke Moor ühelt kõrvalt tegelaselt. Küll on aga just tema raamat selle nime populariseerinud, nii et see oli mingil ajal üsna tavaline. Seda nime kannab ka Paide linnapea lastekirurgist õde. Mis nimi on siis? No ei tea, vaat ei tuld Ellen Niidu see raamat meelde, kõik teised igasugused Triinud ja Taavid ja... Ma jätsin Tõnu Trubetski vihje tegemata, mõtlesin, et muidu läheb natukene liiga lihtsaks. Tõnu on teinud laulu sellest. No jah, aga... No Ekke Moori olen mina lugenud ja olen ka teatritükki näinud, aga kõrvaltegelase nimesid ei tule küll. Tunnistan ausalt, et mina ei ole Ekke Moori lugenud, ma lihtsalt selle fakti ja selle küsimuse leidsin, aga mulle ka meenub, et kuskil mälumängus on tegelikult tulnud ka sellele vastata. See küsimus sai sisse pandud nagu selle tunnetusega, et ei tule meelde, et viimasel ajal kuskil oleks kõlanud. Et tegelikult on ju mälumängu küsimustega niimoodi, et selliseid päris tooreid küsimusi, nii nagu Kubo armastab teha, eks ole, Peeter-Erik Kubo
et tema ütleb, et kui tema teeb küsimusi, mida ta tegi kunagi raha eest, ta küsis päris palju raha muuses solistide mängudelt. Selle küsimuse eest ta läks raamatu kokku ja ta garanteeris 2 asja. Esiteks, seda fakti ei ole keegi kuskil mälumängus varem kasutanud, tugeva mälumängijana ta teadis ju praktiliselt kõikide mälumängude küsimusi kogus need kokku, ja teine, sellele ei leia vastust ühestki teatmeteosest. Vaat see on küsimus, eks ole, mis on küsimuste küsimus. Et need, mida meie siin teema on ikka valdavalt ja faktid on kuskilt, on nad ikkagi läbi samas käinud. Samas sa pead ju ikkagi kuidagi suutma selle tuletada, eks ole. No sul siin õnneks on tuletamismaterjali nagu küll, aga no meie ära ei tuletanud, me vist panime Anu, mis ju kunagi oli ka teilt oligi see Anu, jah, Sipsiku Anu, eks ole. Et kunagi oli ju tavaline ja tänapäeval teda väga ei kasutata, aga no ei... Aga Sipsik on Eno Raua raamat. Just, jah, seda me tulime hiljem ka pärast, et see on ju Eno Raud üldse, aga igal küsimus mulle väga meeldis ja minust oli tore, väga tore küsimus veel, lihtne, kes või mis kohtuvad Parmu nukas? Ja see oli tegelikult jälle kuuldud küsimus, aga alati hea meelde tuletada selle küsimusega, tead, kus sa seda kuulnud oled, sellest tehti mingisugust telesaadet ja sellest oli hästi palju juttu sellest Parmu nukas, sellest tehti üks eraldi telesaade, mitte väga ammu ja see on selles mõttes nagu läbi käinud asi. Aga Parmu nukas on koht, kus kohtuvad siis tõesti mitte parmud kuskil Paide. See on 3 piiri jooksevad kokku. Sinna jooksevad siis Läti, Eesti ja Vene piirid siis saavad seal ühes nukas siis kokku ja siis võid niimoodi olla. Ja ta on tõesti selline nukk, ta on selline allapoole, selline kiilu moodi asi. Ühe jala paned siis Lätti ja ühe jala paned Venemaale. Ja istud Eestimaale. Ja ise istud Eestimaale, jah, et kuidagi, et niimoodi on see siis seal võimalik teha. Jälle tore küsimus. Eesti Ekspress valis 2010. aastal Eesti filmide pealkirjade hulgast neid, mis sobiksid ka pornofilmile. Muidugi olid kõrgetel kohtudel Täna öösel me ei maga, Naine kütab sauna, nimistusse mahtusid ka Kunksmoor ja Kapten Trumm. Esikümne viimasele kohale jäi Künnimehe väsimus, see on juba päris naljakas. Aga mis film sai esikoha? No meie kirjutasime Kesk ja rõõmud, minu arust on see nagu parim pornofilmi nimi on ikkagi Kesk ja rõõmud. Muuseas valdavalt kirjutati, aga ikkagi tuli ka õiged vastus, kas 1 või 2 õiged vastust tuli ka. Antud juhul nüüd ma ütlen, et see oli küsimus, millega ma kõige rohkem kahtlesin, kas ta sisse panna. Sest esiteks see on laenatud küsimus. See on kellegi tehtud küsimus kunagi juba olnud, ma natukene lihtsalt jällegi kohendasin, muutsin seda ümber, seda fookussel, aga see küsimus oli nii naljakas, ma ei saanud teda välja jätta. et samal ajal ta on selline küsimus, mille tuleb alati kahelda, et kas tal on see mälumänguline väärtus, et kuna üks ajakiri tegi kunagi lolli nalja ja kas sa selle lolli nalja kõige lollimat nuanssi tead või ei tea, kui oluline see siis nüüd teaduse ja kultuuri seisukohast on, aga naljakas on ta kahtlemata, et siis... Inimesed nüüd kodus mõtlevad, et mis filmid veel Eestis on, mis võiksid nagu pornofilmile sobida ja olgu ära öelda, et õige vastus on... Vallatud kurvid. Vallatud kurvid, jah. No ma ei tea. Sobib küll tegelikult, miks ta siis ei sobi? Et me just nagu arutasime pärast, et kui sa peaksid seisma kuskil videolainutuses riiuli kõrval, kus on pornofilmid, et kumma filmi sa võtaks, kas Vallatud kurvid ja Kesk ja rõõmud, et ma ei tea, me oleme võib-olla selles... Sa võtad Kapten... Me oleme selles eas juba, et vist võtaks pigem Kesk ja rõõmud, et kui Vallatud kurvid. Aga ei tea, jah, et igal juhul, küsimus on siis siuke lõbus, jah. Järva plokk oli sedapuhku väga lihtne ja nagu sa ütlesid, siis küsimused võeti viimase nädala sisuliselt uudistest, mis seal oli selline mõte, et kuna ma pean hästi palju kiitma oma kolleegi Siljat, see, mis praegu meil uudistevoos jookseb, see on väga hea valik ja ma meelega võtsin lihtsalt viimastest uudistest. Ma jätsin selle vihje seal andmata koha peal, mõtlen isegi, kas see vihje anda, aga ei olnud vaja anda, seepärast, et need vastused tulid päris hästi ära. Kõige suuremaks komistuskohaks oli Türi vallavoliniku Ma küsin siis küsimuse. Oktoobrikuu parima äritehingu tegi ilmselt üks Türi vallavolinik, kes müüs kipakavõitu telgi oksjonil alghinnast üle 2660 korra kallimalt. Edu tõid telgile kirjutatud 4 tähte. Mis tähed olid siis telgi peal? No ja vastati SSSR, jah? Vastati SSSR, valdavalt oli õiged vastused ka, aga vastati SSSR, et 4 tähte, aga oleks ikkagi pidanud keskenduma sellele... Telk ei olnud punane, vaid oli pigem siiski
Türi EKRE-lasest linnavolinik Heli Koit astus parteist välja ja põhjuseks tõi ta vist põllumajandusse suhtumise ja ma kasutagi nimes ütlen välja konkreetselt Andres Põllu võimaliku kandideerimise ümber toimunud, kus sisuliselt Andres Põllu manööverdati eemale võimaluse saada Riigikokku, kuhu ta kahtlemata saanud. Aga talle jäi kätte siis EKRE telk ja Heli on tegelikult on ta üks väga tore inimene ja see on hästi rahumeelne inimene. Ta ei teinud oma väljaastumist mingit tsirkust, ta astus välja ja kõik, see ei olnud protestiavaldus, et mis kõigile pidi kuulda olema. Aga selle kaudu, et ta oli välja ostnud ühe EKRE selle promotelgi ja ta pani selle 10 sendiga osta ees oksjonile ja sealt tuli see asi siis vaikselt välja, et Heli Koit on need erakonnast välja astunud aga kuna telk on ju põnev, see on ajalooga telk ja valimisnänni kogutakse väga palju, näiteks äsja nimetatud hea sõber Andres Põllu kogub valimisnänni, viige talle, tal on fantastiline kogu olemas, seal on nii toredad, kõik need asjad muutuvad ju, mis täna on uhkene, muutuvad ju 5 aasta pärast nii naljakaks ja 10 aasta pärast surmavalt naljakaks, mida tehakse ja loomulikult selle telgi tahti oli olemas ja 10 sendist sai 266 eurot. No igal juhul jah, tubli tehing ja EKRE telk maha müüdi. Ja küsimused, mis ma öelda tahtsin, olid nagu lihtsad, aga kes nagu uudiseid jälgib, eks ole, aga ega siis, ja ma vaatan ka siin punkte, et 5 võistkonda siis said maksimumarvu punkte, et selles mõttes ju tore teinekord punkte ka saada. No mis siin veel küsiti? No teeme natukene reklaami, et järvalane Pamela Maran on just valmistanud raamatu, milles lood Ohota mere äärest, Kanadani Tšernobõli katastroofist ja Mordva vangiluseikadest, aga ka Angola kalandusretkedest. Kes on raamatu peategelased? Kõik vastasid ära. No ma usun küll, et see on... Pamela on ka selles mõttes nagu hästi aktiivne ise seda raamatut praegult reklaamima ja minu mõist aga ma usun, et on ka hea töö teinud, ta oli üks väga andekas tüdruk kunagi, kellest oli palju loota ja ta on igast asjadega tegelenud, vahel mulle tundus, et tema tegemisi nagu Facebookis siin jälgides, et ta nagu rabeleb liiga palju igas suunas, aga iga asi, iga jõgi leiab oma voolu ja kui see vanaemade raamat veel oli selline, et pole tänaseni viitsin seda läbi lugeda, Pamela on andeks, aga see vanaisade raamat ma tahan kindlasti lugeda. Aga vanaisade raamat ma tahan kindlasti lugeda, seepärast, et asjad, mis on nüüd nagu läbi meedia olnud, need on tõeliselt ägedad. No vaat küsimus on näiteks mina, kes ma kirjutan näidend, et mulle ka meeldivad inimeste lood ja ma ütlen, et tegelikult või mul on tunne, et neid korjataksegi liiga vähe, et see, mis on Pamela teinud nüüd siis 100 inimese vanaisa looga, see on nagu tõesti üks väga, väga tänuväärne, väga suur tükk ajaloost, mis on siis nagu täidetud, aga tegelikult näiteks ma üritasin siin Aravete kolhoosist kirjutada raamatut, no samamoodi kõik mõtlevad, see on ju alles siin oli, mis mina ei ole nüüd mingi ajaloovesti on ju, oi, aga tegelikult inimesel on kõigil on niivõrd põnevaid lugusid ka siin lähiminevikust, aga see, mis täna on lähiminevik, see 10 aasta pärast on juba võib-olla kadunud et me vahel ka tajume natukene seda asja vildakalt ja kipume hiljaks jääma, näiteks see ka Karinu raamat, mis praegu tehti Vello Kallandiga on üks jutt, kes Idre raadio seal Veisarist võtta üles leida, kes selle kokku pani, ma saan ka aru, see on viimane hetk, sest need inimesed, kes näiteks 40ndate aastate Karinu koolis veel käisid ja teadsid ja sündmusi teavad, need inimesed on ju 90 tuuris, kui palju neid üldse alles on ja kui optimistid me peaksime olema arvates, et 10 aasta pärast õnnestuks seda raamatut veel teha. See on viimane hetk, kuud loevad, päevad loevad praegu. No vaat ja on, ega nende kolhoosiraamatutega on sama asi, et kes seda neid kolhoosi, Järvamaal on olnud väga võimsad ja tugevad kolhoosid, et kui paljudel nendel on mingisugused lood ja asjad kokku korjatud, no ma ei tea, ausalt öeldes, mul ei tule ühtegi kolhoosiraamatut hetkel meelde. Võib-olla kuskil mingi käsikirjalistena nad on olemas, nagu tegelikult Aravete raamat ka mul on mingisuguses kujus täiesti olemas isegi, et selle, kui nüüd kuskil keegi raha annaks, võiks isegi välja anda. Andke Arletile raha ja maailm saab rikkamaks. No ega ausalt, oma tööd ei taha, aga saaks selle trükkimise raha lihtsalt, et see selles mõttes ei ole isegi suur summa väga, aga omast taskust nüüd ka ei taha maksta. Aga põhimõte on selles, et need lugusid tuleks nagu korjata ja need on tegelikult põnevad ja Pamela ees selles mõttes tõesti müts maha ja ma arvan, et ma võtan ka selle raamatu ikkagi pihku, see vanaisade raamat tundub küll väga loeme läbi ja tundub vajalik ja võib-olla sealt saab ka Viktoriini küsimusi, kes seda kindlalt saab. Et see on selles mõttes nagu võib olla küll siuke asi. No mis sa veel küsisid seal Järvamaa blokis, küsisid Sven Mikseri kohta, ma arvan seda kõik, kelle teavad, kes on see mees, kes viimases saates siis
või Maskis laulja saates maski maha võttis. Nii ma ei küsi, ma küsisin niimoodi, et tema eredaim tähehetk muusikas oli tema sünnipäeval üleeile. No ja seda kõik arvasid ära, aga iseenesest ma vaatasin muidugi seda saadet, ma vaatan alates järelvaatamise seda saadet, nii kerid nagu reklaamid, igasugused need lobad kerid nagu edasi on ju, siis kui see hundipreili hakkab rääkima, siis kerid nagu edasi on ju, ja siis kui juur nagu räägib, siis jääd korraks selle seisma, kuulad, mis juur räägib, sest nemad on nagu naljakad, aga see hunt on piinlik ja siis kuulad neid laule ja mina ei oleks selle peale elades tulnud, et see on Mikser ja kõssuures ta laulis täiesti kenasti, tema olek ja kõik see oli täiesti super. Mul on sümpaatse mulje jättis. Mul on sellega väga tore lugu, nimelt minu arvates on see saade kohutu jama, üks asi, mida ma ei suuda vaadata, mulle tundub, et see on niisugune elu raiskamine, nagu vähegi saab olla, aga oli isadepäev ja tütar helistas parasjagu õhtul nagu ikka ja siis läks telefonis lahti, issand, mida ma näen, kuule, see on Sven Mikser, mis seal, kurat, lapsed vaatavad, tema ütleb kurat, mina ütlen kurat praegu, et lapsed vaatavad siin seda maski saadet, hääl on maha keeratud, aga seal on Sven Mikser, kõige naljakam oligi, siis ma tundsin huvi, et kas lapsed tõesti vaatavad maski saadet ilma hääleta, aga mul on lapselapsed mõlemad väga musikaalsed, nii et mulle väga meeldib, kas seda ilma hääleta vaatavad seda jama, aga Sven Mikser oli olemas ja oli suur üllatus, sest Sven Mikser oli, kui minu tütar veel Paides elas ja õppis meie naaber. No võt, aga igal juhul ta selles, ja ma siis nagu kuulasin kui rohkem, mis ta seal siis räägib ja ääretult sümpaatse mulje jättis ja väga kihvt. Nii, ja siis küsisid sa veel, et kes millise tiitli sai siis Kaja Piirfeld, Järvamaa kutsehariduskeskuse õpetaja. No ma arvan seda, et ta oli aasta põllumees. Üllatavalt tuli kõik ära, mina arvasin, et kes seda ikka nii väga teab. Teadsid kõik ära, et see on nagu tore tõesti üks ükene siiski noor, ma ütleks 38, daam, neiu või naisterahvas saab aasta põllumehe tiitli. Ta teeb väga kõva tööd, tal on väga suur majapidamine ja õppejõukoht selle kõrval. Et see on jah tõesti müts maha. Aga ega võtame väikselt meie jutu kokku, ühesõnaga ma pean Mati tänama. Olid väga toredad küsimused ja tegelikult oli väga huvitav mäng ja järgmine mäng, ma kujutan ette, tuleb taas põnev, sest et järgmine mäng on Türil ja Türi kultuurikeskuses seda puhku seda sellepärast, et on ju koroonaaeg ja tuleb hoida siis suuremat vahet, nii et ka siis võistkonnad lükatakse teineteisest ikka 2 meetri kaugusele, ma ei tea, kas laua taga mängijad ka peavad istuma siis väikse vahega, aga no vaatame seda, kui see mäng kätte jõuab ja 8. detsembril igal juhul Türi kultuurikeskuses siis järjekordne mäng toimub ja kõik võistkonnad on oodatud, eelmine hooaeg lisandus Türilt meile Oisu, kes käis terve hooaja kenasti lõpuli, võib-olla Türilt tuleb seda puhku võistkond veel juurde, oleks igal juhul ütlemata meeldiv. Türi mäng on alati väga huvitavalt, sest Urmas Tarvis, kes seal on küsimusi teinud, teeb alati ka väga põnevad ja huvitavad küsimused ja muidugi peab tänama ka siis lõpetuseks selle eelmise mängu sponsoreid, ehk siis Kuma andis meile võitjatele ristsõna ajakirju ja see oli väga tore kingitus ja loomulikult ka siis Paide kultuurikeskuse kohvikut, kes pakkus mängijatele kohvi ja küpsist ja oli ammuti suur aitäh neile. Nii et kõik võivad minna sinna sööma. Aga meil on natuke saateaega järel ja ma tahaks seda kasutada selleks, ma tahaksin 2 küsimust veel välja tuua, et kuulajatele huvitavad olla. Üks neist oli niisugune, mis ilma milleta minu küsimused kunagi olla ei saa, kes mind tunneb, võid teada, et muusika või? Ei, Freud. Ma olen hästi suur Freudi huviline olnud ja seekord oli Küsimus iseenesest toredas, jah, et see juudisoost teadlane nõustus paljude pealekäimisel 38. aastal oma elupaigast Austrias lahkuma, kuid enne seda pidi alla kirjutama dokumendile, millega kinnitas, et tal pole etteheiteid Gestapole kohtlemise pärast. Võin südamest igaühele Gestapat soovitada. Kirjutas lahke vanahärra oma allkirja täienduseks. Mulle tohutult meeldib Freudi huumor. Mooses ja monoteism, milles nimetas juute barbaarseks rahvaks, kes on ise antisemitismi esile kutsunud. Kellest jutt? Jah, ja see oli Sigmund Freud muidugi ja ma ütleks kommentaariks niimoodi, et
vahel on inimesi, kellest võib üllatuda, kui hästi lähedalt võtta, siis lugeda Tammsaaret, see võib üllatuda, kui geniaalne inimene on meie rahvuskaaslane olnud. Ükskõik mida Freudist, keda tema asju on muidugi lugeda raske, kui nüüd eesti keeles ilmuda on teadus väga keeruline. Mina olen püüdnud ka lugeda. Aga milline suur või milline sädelev isiksus, erakordne isiksus on planeedil maal Sigmund Freud ja tema huumor, mis kogu selle asja sügav tõsiduse juures kunagi nagu maha ei jäta, see on see super, võin südamest igale ühele Gestapot soovitada, kirjutab juut 1938. aastal lahkudes oma kodumaalt aga et miks ta juute barbaarseks rahvaks nimetas, tegelikult see ei ole mingi vihkamise lugu, ei ole mõtet kaasaja sellise mustvalges nõmedas kontekstis asja vaadata, tegelikult oli tema nurgast ümber lõikamises ja ta nagu käsitles seda niimoodi, et nagu Euroopa rahvastele, kus ümberlõikamise tava ei ole olnud, on niivõrd barbaarne tava jätnud alateadvusse alati kõigile märgi juutidest kui mingis ohtu kandvast, eks ole. Et sellest võib aru saada, see on see ja tema väide oli see, et läbi sajandite seda antisemitismi on see fakt nagu esile kutsunud, see võib ka nii olla. Okei, aga üks teine küsimus, mille ma tahtsin veel, palju veel aega on, mõni minut on, läbi rääkida minu arust selle, võib-olla see mängu kõige emotsionaalsem küsimus, mis oli üks muusikapala, mida üldiselt ära ei tuntud, mulle see muusikapala kohutavalt meeldib, see on tohutult ilus lugu, see on üks jazzvalss, on aega veel või mis ta pealkiri, mulle tuleb pealkiri praegu, on aega veel meil kaaluda. Ja sellega on selline lugu, et siis jälle Risto Iljast peame siin tänama, kes mängis meile jazzvalli, mille autor kirjutas oma esitamiseks oma abikaasale, kellele pole loo ligi 2 oktaavine ulatus ning naisele väljakutset esitav alumine mingi probleem. Laul on aga sügavalt isiklik, sest muusikute paari perekond oli lagunemas ja nii sai lugu südamevaluga kirjutatud. Ka sõnad pärinevad heliloojalt ja südamevaluga ka lauldud. Nimetage laulu autor. Selle küsimusega nii tore, et selle kohta ma võin öelda, et ei, see ei ole täiesti tundmatu, see on mitme plaadi peal olemas. Ega siis igat laulu, ma näen siin näiteks... Aga see ei ole see haibitud lugu ja laulu esitaja, jätan väga saada, ka ise teda tegelikult ei haibi, aga ta istus siin samas minu kõrval natuke aastat tagasi ja mulle see laul väga meeldib, ma küsisin selle laulu kohta, ma ei olnud saanud nagu salves, ma lihtsalt ei teadnud ühe kogumiku peal on ja küsin, kas see on kuskil olemas, et ma ei leia nagu, internetis ka ei leia, YouTube'is ka ei leia ja siis tuli see jutuks ja siis ta ütles, et jah, ja see laul tuli just sellel keerulisel ajal. Ei tea mina nende pereelu, kuigi ei ta väga avameele inimene, ta räägiks, kui väga otse küsitlema hakkaks. Lauljanna siis oli, kes laulis, oli Heidi Tamme. Jah, nüüd Heidi Tamme väljaks, Heidi Tamme, Aavo Tamme laulu autor. Mina näiteks üldse ei tea Aavo Tammet, ma ei tundnud, et minu jaoks täiesti. Kui me lapsed on kord suured näiteks, Mustamäe valss. No Mustamäe valss ja... Mustamäe valss on võib-olla banaalne lugu tema jaoks, aga see lugu on hästi peene tundega, kui me lapsed on kord suured, mida ma lapsepõlves hästi jälestasin, mulle tundus väga kole lugu, on tegelikult erakordselt ilus laul. Aavo Tamme minu arvates on üks Eesti alahinnatumaid heliloojaid, just nimelt heliloojana, et need asjad nii tuntud ei ole, aga see oli see aeg, kus nende lahkuminek, nii palju kui ma olen aru saanud Heidi Tamme jutus, me oleme isegi 2 korral sellest rääkinud, oli ikkagi sedasi, et inimesed nagu arutasid täpselt nagu see laulus, et aeg on kaaluda. Kas me saame jätkata ühist eluteed või kas me sobime või ei sobi või kuidas sellega on ja nende lahkuminek, mida minu arvates Heidi Tamme siiamaani mitte läbi elab, vaid pigem kahetseb. See oli see otsuselik lahkumine. Kuulake seda laulu, see laul räägib seda lugu ja Heidi Tamme ütles ka, et tal oli seda tõesti oli natuke raske, et see, mis tema kodus toimus, on see laulu sees. See on tohutult emotsionaalne ja muidugi ilusaks teeb ta see, et kui te võtate gitarri, mis on õigesti hääle, te võtate kõige madalamat keelt lahti, see kõige madalam hääl, mida gitarri saab teha, see on see kõige madalam noot, mis selles laulus on, alumine mi ja siis ülemine re on teises otsas, nii et üks toon, et 2 oktaavis puudu. Aga Heidi Tamme hääle ulatus on olnud üle 3 oktaavi ja nii nagu ta ka siin saates on kinnitanud, tema arvates, ma interpreteerin nüüd tema ütlemist, aga umbes nii, et see on puhtalt tahtmise ja kättevõtmise küsimus, kui inimene on tulnud laul õppima, siis tema juhendamisel see inimene ka hakkab laulma 3
oktavi häälulatust. Nojah. Väidab seal olevat treenitava. Muidugi, selleks, et saada nii hea õpetaja juurde õppima, peab sul olema eeldus olemas, eks selle, muidu ei sea sinna. Jah, eks ta nii on, et ütleme 2 oktavi tegelikult ära laulda ei ole väga suur probleem. Aga kui me räägime naiste rahvast sellest alumisest miist, siis tuleb... Nojah, küsimus on kust maalt. Eidi Tammet, kui kuuled tema lauludes, on väga-väga ilus alumine ots, hästi, ta ei pea kuskil kunagi karu häält tegema, tal on lihtsalt see põhi väga madal, tal on see lihtsalt olemas. Ometi hääle põhitämbr on ju suhteliselt kõrgem. Jah, see oli ka hea küsimus, et iseenesest kuigi meie seda ei teadnud ja isegi kui sa ütled vastus ära, siis ega see mind targemaks ka ikka ei teinud, aga mine kuule Aavo Tamme laule. Lugu on... Kümmekond tuntud laulu leiad, kui sa otsid, ma arvan. Kuule, aga veel kord siis suur aitäh kõigile ja kohtume Türil juba 8. detsembril ikkagi 19 ja kõik on oodatud. Nii jääb. Kas käia ühist elu teed? Sa oled praegu hea, kas jääb see nii, ei tea. Väike kahtlus hinge poeb, sest eile ütlesid sa, on veel meil aega kaaluda. Kas käia ühist elu teed? See mind kurvaks teeb, et ütlesid just need sõnad hetkel, kui ma arvasin, et selge on kõik. Las näitab aeg, mis teine teisele soovime, et ühte sammu astuks jalad koos, ka raskust kannaks sõnad ära, ei lahkuks meist rõõm. Las näitab aeg, mis teine teisele me olla võiks, kui soovime. Et ühte sammu astuks jalad koos, ka raskust kannaks õlad eal, ei